Hei, imeline hing! Olen Laina Helenurm ja sa kuulad mini-jutupäevikut Mõttekoht. Olles üle 20 aasta valgustumise teekonnal, jagan teiega mõtteid. Miks just miniversioon? Sest meile polegi rohkem vaja. Nii lihtne see ongi. On vaja võtta üks teema ja sellesse iseseisvalt süveneda. Meie aju mitmeid teemasid korraga nii ehk naa sügavalt läbi ei võta, mistõttu see 5 minutit annab palju võimsama tulemuse kui 10 pikka podcasti. Seitse sammu, kuidas toksilistest inimestest vabaneda. 5. samm. Keskkonnavahetus ja ühendus loodusega. Eelmises osas rääkisime, kui vajalik on kohalolu selleks, et me mõistaks paremini, kuidas keegi meile mõjub. Et me märkaks, millised inimesed mõjuvad meile toksiliselt, aga mitte ainult, et me märkaks ka seda, millised inimesed meid toetavad. Võib-olla kõlab uskumatult, aga paljude jaoks on neid mõlemaid hetki raske märgata. Sest elutempo ja rutiin on sellised, kus ei tekigi seda vaba hetke, et lihtsalt olla ja tunda neid tundeid või enda elu või ennast analüüsida. Ja ausalt, niisama seda aega ei tekigi. Seda vaba hetke tuleb lihtsalt planeerida ja ette võtta. Mis puudutab siis toetavaid inimesi meie elus, vahel võtame me seda toetust iseenesest mõistetavalt. Mõtlemata, et mõnel teisel pole üldse sellist tuge. Vahel me isegi ei taha näha, see on eriti huvitav. Vahel me lihtsalt ei tahagi näha, kui palju head meie ümber on. Miks see nii on? Kas oled seda kogenud? Võib-olla sina ei ole, aga see juhtub siis, kui me ise ei usu, et me oleme seda head väärt, et me sügaval sisimas ei usu. Ja see juhtub ka siis, kui me kardame, et see hea võib ära kaduda. Me kardame haiget saada, mis on ju kõik loomulik. Aga mis siis juhtub, kui sa võtad selle hea tunde vastu? Mis siis, kui sa lubad endal mõelda, et sa oled hoitud, et sul on hästi mõne asjaga? Lihtsalt märka seda head. Jah, meil võib olla elus raskusi, aga vahel on seal juures ka midagi head. Võta julgelt vastu see tunne. Sest niikuinii elus käivad asjad üles ja alla. Selle vastu ei saa. Paremad ja raskemad hetked. Kui sa ei julge seda paremat osa enda elus nautida, siis ongi kogu aeg raske. Aga rasked hetked tulevad nii või naa. Tee rahu selle mõttega, et ühel hetkel saab rõõmust kurbus ja õnnest kaotus. Aga sa ju tead, et peale seda saab taas kurbusest rõõm ja sinu kaotusest õnn. See ongi elu, see on elu ilu. Seega julgustan harjutama ennast nägema, tegema kõigepealt, aktsepteerima kõigepealt seda, et nii ongi ja siis nägema seda head enda ümber. Seda on vaja just nimelt harjutada, sest meie loomus on selline, psühholoogiliselt vaadates on meie aju selline, mis märkabki halba rohkem. See on täiesti normaalne.
aga sa saad iseennast suunata märkama seda head. Ja olles siis pidevalt nii-öelda orav rattas, siis me lihtsalt ei märka nii selgelt, mis meie elus tegelikult toimub. Ja üks hea võimalus luua selgust oma mõtetesse on ennast keskkonnast, tavakeskkonnast eemaldada. Minna eemale teise keskkonda, üksinda, kus on rahulik, kus saad olla iseendaga. Ja mina muidugi soovitan, mine loodusesse. See on ju meie esivanemate tarkus, minna loodusesse. Moodne ühiskond on selle ära unustanud. Või on see isegi pandud meelega meid ära unustama. Ma sellest pikemalt praegu ei räägiks, aga nii on. Ja kes on teaduse usku, siis talle ma saan öelda, et isegi teadus on tõestanud tänaseks, et juba peale 15 minutit looduses viibimist langeb meie stressitase. Need hormoonid, mis tekitavad meis pinget, närvilisust, need hormoonitasemed hakkavad langema ja hakkavad tõusma head tunnet tekitavad hormoonid. Loodusesse minek ongi üleminek mõistuselt südamesse. Mõistus tahab meile rääkida igasuguseid asju, aga süda teab. Ja mine loodusesse regulaarselt. Selleks, et tulla üle mõistuse tasandilt südame tasandile, on vaja tulla kohalolusse. Loodus on imeline vahend tulla kohalolusse. Lihtsalt märka seda ilu, mis on sinu ümber. Ükskõik, mis sind kõnetab. Vaata, kuula, tunne lõhnasid. Võib-olla alguses ei kõnetagi mitte miski. Aga kui sa käid regulaarselt, siis sa hakkad seda nägema. Ja sa hakkad seda tundma. Alguses lihtsalt vaatle loodust, nagu sa oleksid muuseumisse sattunud. Siis ju vaatled igat nurka ja detaili huviga, et mis nüüd siia välja pandud on. Loodusesse saab minna sama huviga, et vaadelda, liigu aeglaselt vaikuses ja lihtsalt vaatle kõike taevast maani. Võib-olla sulle meeldib mõni rohulible, mõni lill, mõni puuoks või hoopis kauge silmapiir, pilved, varjud, ükskõik mis, lihtsalt vaatle seda kõike. Võta endasse seda ilu oma lihtsuses. Ja kusjuures looduses kogu aeg kõik muutub. Isegi kui sa käid ühes kohas, siis on tõenäosus, et see homme on juba teistsugune. Kui sa oled väliselt piisavalt vaadelnud, siis pööra ka tähelepanu sissepoole. Ja märka ka ennast. Ilma hinnanguid andmata, lihtsalt vaatle, mis mõtted ja tunded tulevad üles. Ja märka ka seda, kuidas ühel hetkel ilma igasuguse pingutuseta jõuavad lahendused ja selgus sinuni. Loodus toimib imeliselt. Või meie toimime koos loodusega imeliselt. Looduses saad sa kohalolu ja selgust, mis sinu elus töötab, mis ei tööta, et tekiks arusaam, kuidas saaks paremini. Ja mis kõige olulisem, et me tunneksime ära paremini, millised inimesed meie elus meile hästi ei mõju. Ja kuidas nad meile hästi ei mõju, ehk siis see toksilisus.
see selgus annab võimaluse edaspidi valida, millistele inimestele me oma aega ja energiat ja kohalolu kingime. Ja siinkohal ma ei saa ka mainimata jätta, et varsti on toimumas 3. suve minu juhendusel matk kohalolus. Need on suhteliselt lühikesed matkad, ei midagi kontimurdvat, erinevas 5 Eestimaa paigas. Kui sa tahad kogeda kohalolus liikumist looduses, grupiga koos, väikse grupiga, meid on kuni 10, siis oled oodatud. Lisainfo leiab Facebooki lehelt Kohalolukodu. Sa kuulasid mini-jutupäevikut Mõttekoht. See pole juhus, et sa seda videot näed. See oli sõnum sulle. Võta sellest maksimum. Järgmine osa juba järgmine esmaspäev.